Nüüd te kindlasti mäletate võib-olla eelmisest aastast ka seda, et kiusamises on mitmed erinevad osapooled. Ja kes osalevad kiusamises? Kiusajad, kiusaja abilised, pealtvaatajad ja ohver ja ehk on alati ka see laps, kes kannatab ühel või teisel moel. Et siin selle pildi peal on siis ära näidatud, et kui palju tavaliselt klassis ühte või teist rolli täitvaid lapsi on. Et kiusajaid tavaliselt on 2 tükki ja siis nende toetajaid on seal ka 2-4 tükki. Ohvreid on klassis tavaliselt, kui palju keskmiselt võib olla ühes klassis neid, kes sagedamini kannatavad. Kas keegi mäletab? 1-2. No vot. Ja nüüd meie järgmine ülesanne ongi selline, et me nüüd kasutades ära neid toole, mille peal te istute, lavastame siia ruumi keskele ühe kiusamise olukorra. Palun, proovige siis paigutada need tooli niimoodi, et me näeksime, et siin on kiusamise olukord. Ärge siit praegu veel väga kaugele minge. Te olete pealtvaatajad. Nii, te olete ka seal pealtvaatajad olid, jah? Nii. Ärge isegi praegu veel istuge toolide peale, vaatame kõigepealt eemalt, mis siit paistab. Pange toolid paika ja vaatame ümber toolide, mis siin paistab. Ära istu praegu veel. Nii, tule siit ka välja, vaatame, mis siin pildi peal näha on. Tule seisa siia poole. Nii. Mis me siin näeme? Milline tool võiks olla see kannataja tool praegu? Teda kiusatakse praegu. Kus on kiusajad? Kus te näete, millised? Need 3 tükki on kiusajad. Aga mis toolid need on? Kiusaja abilised. Kiusaja abilised? Ja need toolid, mis seal eemal on? Pealtvaatajad. Kas need kõik on sellised ükskõiksed pealtvaatajad või on neil ka mingisugune kas soov kiusajat toetada või pigem mitte? Pigem mitte. Nii, nüüd ma annan sulle sellise võimaluse, et proovi korra istuda erinevate toolide peal, mis tunne sul on seal istuda. Sa võid minna nii ohvritoolile istuma, kiusajate toolidele, nende kiusaja toetaja toolidele, aga võid ka täitsa niimoodi pealtvaatajate toolide peal istuda. Leia endale koht praegu. Või mitte? Jaa, praegu võid istuda. Nii. Proovi tunda, mis tunne sul praegu sees on seal istudes. Mis tunne sul on? Et ebamugav, et teised nagu kiusavad ja midagi ise ei saa teha. Sa tahaksid midagi ise teha? Kui julgeks siis jah. Aga ma saan aru, et sul on ebamugav sellepärast, et sa tahad, et see siin ära lõpeks. Nii. Mis tunne sul praegu on? Ei meeldi see, et kiusatakse nagu ühte. Et see, mis sa näed siin, see ei meeldi sulle ka. Nii. Mis tunne sul on? Mul on praegu väga halb tunne, et ma ikka kiusan teisi, aga väga ei tahaks. Aga see, kes kiusab, ei käsib mul seda teha. Ehk siis nemad on nüüd need kiusajad, sa natuke kardad neid, et sa hea meelega ei oleks seal, aga kuna nemad on seal, siis sa pead seal olema praegu. Kiusajad, mis tunne teil seal istuda on? Halb, jah. Tegelikult ise nagu ei saagi aru, et miks sa peaksid kiusama teist. Tundub täiesti mõttetu olukord. Kuidas sul siin praegu tunne on? Halb tunne. See kiusatakse. Tahad siit praegu kohe ära saada? Nii, tõuse palun püsti ja proovi järgmist kohta.
meil on klassis nii julged lapsed, et see ohvritool läheb kohe klõpsti esimesena täis. Et mis tunne sul on seal? ma ei tea, kuidagi nagu halb, et noh, kõik vihkavad ja noh, mind nagu selles mõttes, et nagu kiusatakse ikka päris palju. Sa tunned ennast üksi seal natukene? Nii, kuidas teil kiusatoolide peal on? Mis meeleolust te olete seal praegu? Mitte väga heas. Mitte väga heas? Et hoolimata tegelikult sellest, et tõenäoliselt on teie tõttu see olukord tekkinud, on teil seal paha olla? ise ka arvan, miks Nii. Pealtvaatajad, mis teie teha tahaksite? Ära minna. Ära minna ja aidata tahaks. ära minna või? Nüüd ongi selline koht, et tõuseme toolide pealt püsti ja nüüd me toome sisse kaitsjad. Ehk siis kasutame toole kaitsjatena niimoodi, et me saame kiusamise olukorra ära lahendada. Et lavastame nüüd olukorra lahendamise kaitsjatoolide abil. Palun. ma ka ikka pean. Nii, sealt tulevad kaitsjatoolid. Nii, paigutage ennast niimoodi, et ohver tunneks ennast kohe hoobilt paremini. Aidake niimoodi, et ohver tunneb ennast kohe palju paremini. Nii, te tulete talle seltsi. Nii, kuidas on? Kuidas need kaasakiitjad siin on? Mis teie teete? Mis need kaasakiitjad toolid teevad siin? Mis kiusajatoolid teevad? Kas te jääte paika või tahate ka kuskile mujale nüüd minna? Sa hoiad ikka nende ligi pigem, jah? See tool hoiab ikka nende ligi. No nii, kuidas on? Kuidas tundub, kas sai see praegu ära lahendatud? Palun leia endale tool ja proovi tunda, mis tunne on seal see istuda. Nii. Kuidas tunne on seal kaugel istuda? No, ma ei jäägi täpselt, et ma vaatan, väga hea tunnen, et nagu sai see olukord lahendatud. Et siin praegu enam pinget ei paista sinu jaoks? Aitäh. Kuidas nüüd seal tunne istuda on? Hea, rahulik. Kas keegi praegu ka veel tunneb mingisugust ebamugavust istudes seal, kus sa istud? Sina... Kiusamist tagajärgi, et ka kiusanud, et tahaks tagasi. Nagu kiriks ajaga tagasi, et ei oleks teinud seda. Et sul on tegelikult praegu kahjutunne päris sees, et oli just selline olukord, nagu oli. Tahaks aega tagasi kerida. Nii, see on nüüd see tool, kus oli ohver ennem. Kuidas tunne on praegu? Praegu ma arvan, et kui ma oleks enne istunud, oleks olnud ebamugavam. Praegu on lihtsalt võib-olla selline tunne, et nagu kõik vaatavad siia ja siis on lihtsalt et nad nagu veel vaatavad, aga mis tunde tekitavad sinust need 4 kaaslast, kes sinu poole näoga niimoodi on? Parem tunne ikka, kui enne oli. Keegi ei taha minuga koos olla niimoodi. Et sa ei ole enam üksi? Jah. Suurepärane. Nii, ehk siis mis juhtus? Mis aitas praegu ohvrit? Kaaslased tulid tema juurde, ei jätnud teda üksi. Jah, suurepärane. Aitäh teile. Paneme nüüd toolid ilusti tagasi kaare peale, nii nagu alguses olid.